2018. aastal tutvusime Maria ja Ruslaniga, kes juhivad Umanis rehabilitatsioonikeskust uimastisõltlastele. Meie omavaheline koostöö oli järgnevate aastate jooksul viljakas ning julgustav. Alates 2022. aastast aga muutus meie fookus ja oleme korduvalt saanud külastada Leivamaja kogudust Krivoi Rohis ja selle piiskopi Valeri Grigorashi. Ikka selleks, et aidata neil aidata ning toetada oma kohaloluga. Meil on olnud eesõigus viia Krivoi Rohi esmaabivahendeid, ühe kiirabiauto, kaubiku, erinevat tehnikat, toitu, riideid, kingipakke lastele, hügieenivahendeid. Eesmärk ei ole anda seda, mis meil üle on, vaid seda, mida konkreetsel hooajal seal kõige rohkem vaja on. Iga ruutsentimeeter on oluline ning me soovime täita parimaga. Et seda saavutada, tegutseme nimekirja alusel, mis on saadud koguduse piiskopi käest. Kõik annetused oleme isiklikult Valerile üle andnud ning tema omakorda oma meeskonnaga jagab abivajajatele Hersoni oblastis ja rindel. Tema nimi on Jevgeni. Aastal 2012 oli ta uimastisõltlane, kellel ei olnud tulevikku. Peale kohtumist Jumalaga 2012. aastal hakkas ta elu muutuma ning 2014. aastast on ta rindel teeninud kaplanina. Ta on üks 42 kaplanist, kes teenib nende kaitseväes. Kaevikutes ei ole ateiste, vastab Jevgeni ärkamise kohta rindepiirkondades. Ühe inimese muutuse mõju. Me keegi ei saa kõiki aidata, aga me kõik saame kedagi aidata. Ja ma usun, et see on lootuse sõnum nii inimestele Ukrainas kui ka sulle ja mulle siin Eestis. Aitäh sulle, et sa oled toetanud meie abireise Ukrainasse ning ma tänan juba ette, et sa plaanid sellega tulevikus teha. Sest Ida-Ukrainas elavatel inimestel on puudus kõigest, mis meile kättesaadav ja igapäevane on. Talv juba tulemas. Sellest lähtuvalt plaanib Avatud Lootuse fond koos Oleviste, Valguse tee ja mitmete teiste kristlike koguduste ja vabatahtlike toel järjekordset abireisi Ukrainasse, täpsemalt Krivoi Rohi Leivamaja kogudusse. Koguduse juht Valeri Grigorash koos oma meeskonnaga abistab inimesi Hersoni oblastis ja samuti ka erinevatel rindelõikudel Ukraina armeed. Ka sinu elul ja tegevusel on mõju. Siin on nimekiri vahenditest, mida kogume järgnevaks reisiks. Sa võid samuti teha annetuse Avatud Lootuse fondi arveldusarvele selgitusse Ukraina, et saaksime ise vajalikku osta ning katta reisikulud.